ma ei hakka pikalt keerutama. Ütlen kohe välja. Elame tehnikaajastul ja tehnikavärk on meil hästi käes. Nii et meie tehnikat võib häbenematult demonstreerida rahvusvahelisel areenil. Aga reklaamida ei ole seda värki. Sellepärast ma sõna võtsingi praegu. Sellepärast ma sõna võtsingi. Ühes tehases üks leiutaja, insener Villem Seba tähtis. Villem Rebane leiutas ühe masinavärgi. Ise leiutas. Aastat see nuputas, ise nuputas ja nüüd meil on selline pisike masin, mille kui Seba tähtis. Ja kui tema seda masinavärki leiutas, kui tema seda masinavärki nuputas, otsustati see masin saata näitusele Pariisi. Leiutaja ise sõita ei saanud, tal ei olnud see röntgeni pilt ei olnud korras, mingi auk oli kuskil kopsus ja siis need analüüsid ei olnud nii nagu vaja. Oli vaja sedapidi, tagurpidi, sedapidi. No siis mõeldi tükk aega, keda saata ja otsustati minu heaks. Minul selles mõttes kõik korras, kops missugune, puhu sisse, puhu välja, see on ka kõik omal kohal. Ja siis anti mulle kaasa veel üks tüdrukutirts, üks lüpsja. Üks lüpsja. Teda oli ammu lubatud Pariisi sõita. Enne ärasõitu oli mul veel väike jutuajamine leiutajaga. Tema andis mulle otsad kätte, näitas kus on plussid, kus on viirused. Just kui ma ise ei tea, ega ma lolli ei ole. Istusime rongi, 2 tundi sai sõita juba kõlline propahan. Iga loll saab aru, et Pariisis. Masinavärk oli meil kotis, selle viisime paviljongi. Paviljong maailma uhkem, klaasist vaata sisse, vaata välja. Kõik on näha, rahvast murdub. Kõik räägivad puhtast prantsuse keeles. Intelligentsed inimesed valdavad võõrkeeli. Mina esinesin kõnega, ütlesin puhtast prantsuse keeles. Monsieur Madar, ütlesin servi. 3 korda ütlesin. Servi, servi, servi. Siis ütlesin. Patatar, Saradinolje, teeb Strogonov. Üks prantslane lõikas vahel ütles, mis sa lolliks läinud. Ega sa siia kulinaaria näitust ei sõita. Sa näita parem oma masinavärk välja. Ma ütlesin, ega mulle ei meeldi pikalt rääkida. Ma olen eluaeg olnud näitliku agitatsiooni poolt. Võtsin masinakotist välja, seal oli 2 otsa, üks oli pluss, teine oli viirus. Üks prantslane hüüdis, lülitas sisse, pista otsad sisse. Võtsime 2 otsa, ühendasime ära. Kurat, niisugune pauk käis. Pärast mu käest küsiti, kuhu sa pistsid need otsad. Sa mees tuleta meelde, kuhu sa need pistsid. Mis asja sa meelde tuletad? Ma olin 2 kuud nii haige, et mu juurde ei lastud isegi arstigi ligi. Tüdrukutirts osutus tugevamaks. Sel polnud häda midagi. Unustas ainult põhimõttelise printsiibi, kust otsast tuleb lehma lüpsta. Aga muidu laabus kõik hästi. Tüdrukutirts on ka nüüd terve. Mul pole häda midagi. Ainult jalg hästi ei paendu. Ja kõnede defekt on natuke juures. Tühjaga, tehnikajastu nõuabki ohvreid. Oli kuulda, et järgmisel aastal saadetakse mind Neipstingi laadale. Võitpoti laadale, seda ei tea.